Tere jälle! Teeme siis täna sellise asja nagu kuidas ikka Norra teemaks. See ei ole nüüd ainult kaldapüük, see on ookeanis ka oluline, kui on saidaga püük. Kuidas kinnitada konksu, Circle Hook 10.0 konksu lipsule. Siin on mitu varianti. Esiteks on mul valmis tehtud juba selline valmis sõlmega seotud konks. Noh, mina neid rohkem ütlen, mina sõlme ei seo rohkem. Minu jaoks on see parajalt keeruline ja on hoopis lihtsamaid lahendusi. Aga jah, kui muud käepärast ei ole, siis selline tavaline ümber konkluse ääre sõlm. Olgu. Ja oluline on muidugi see, nii sõlme puhul kui ka ülsi puhul, et on õiget pidi tamiil läbi konksu asa. Konks peab keerama tõmmates siis, kui tõmbad otse ühesõnaga, et konks ei tohi joosta, välja keerata kala suust. Teistpidi ei tohi läbi aasa joosta. Nii, aga võtame järgmise ja teeme kohe uue. Teeme nüüd selle ülsiga, mis on ülimalt lihtne. 2 varianti, nüüd teeme lihtsama kinnituse kõigepealt. Nii, võtame vist juurde ära. Võtame sellised, ülside karp on siin, see on poest tellitud, igas mõõdus neid. 2-sooneline, kõige parem. 2 soont on sees. Ma ei tea, kas on näha. Nii, paneme ezt läbi. Nii, siis selle teeme tavalise aasaga. Teine ots teisest läbi. Tõmbame väga kokku ei tõmba. Need jääb jooksma ilusti nagu lahtiselt kinni ja kuhugi. Ongi kõik põhimõtteliselt, võtame ülsitangid ja piistame kokku. Nüüd 2 piistust tuleb, laius on selline. Kõvasti kokku. Teine samuti. Lõikame otsa ära. On meil ideaalne rakendus. Mingit keerulist sõlme sidumist, mitte midagi. Paltuspüügiks, kõige torrapüügiks, aga kui aipüügil usas ja seal samamoodi trosside külge pannakse ülsikes samamoodi aasaga. Kuigi siin tuleb nüüd mängu üks oluline küsimus. Kas on parem vabalt aasal liikuv konks või jäigalt kinnitatud konks? Siin inglaste grupis sai juba piisavalt vaieldud ka selle üle. Arvamused jagunesid enam-vähem pooleks. Ise tegin sellise plastiktoruga katsetusi, et kuidas konks läbi jookseb, kui on toru püsti tõmbad. Ütleme, et kala liigub, kala suust tuleb välja, et keeraks, et ei tuleks libiseks üle, vaid jääks kinni ja keeraks siis tagasi kala suunurgast konksu läbi. Ja oluliselt paremad tulemused olid jäigalt kinnitatud konksuga. Nii, seepärast teeme ka ühe sellise variandi veel, kuidas on ka neidiga jäigalt kinnitatud. Võtame selle sama ära korraks. Nii, ja teeme siis niimoodi. Nüüd lasku mõtlema, alati kumba pidi see oli. Nii.
nii, näe, nüüd paningi vahet pidi külge esiteks, loomulikult. Ja nii ei tohi mitte mingil juhul olla, siis nii tõmmates keerab konksu kohe niipidi kala suust välja. Hea näide. Nii, ma pean lihtsalt ju keerama selle siia poole ajama ka siit läbi ja ongi kõik. Nii. Oh, nägid. Ilusti lõpuks korras. Lõikame selle otsa ära, see on ikka varuline. Niimoodi, tõmbame selle siia umbes, et noh, painduda saab. Ja paneme kinni samamoodi. Nii, üks vajutus, teine vajutus. Nii. Ja nüüd on õige nurga all konks. Oluliselt lihtsam kui mingit sõlmedega mässata. Noh, minul vähemalt. Ja nüüd on ta jäigalt ja õige nurga all. Mina ise hakkan kasutama niimoodi sellist varianti. Aitäh jälle vaatamast ja palju suuri valtusi!